Tere head Piletitasku podcasti kuulajad, on järjekordne saateaeg ja on suur hea meel olla siin stuudios koos Kristjan Markiga, kes on väidetult siin Eestis, ma pakun välja, tead kõike ja kõiki, kes on veinimessil käinud osalenud, sest nagu me ennem rääkisime, vist ainult üks veinimess on vahele jäänud. Mul täna saatejuhiks on Martin Hanson, kes oskab kirjutada lugusid toidust, veinist, kõigest, on oma ala ekspert. Kristjan, hüppangi tagasi kohe sinna, et veinimess 9.–10. aprill Tallinnas kultuurikatlas 20. Ja sa ennem ütlesid, et sul on üks vahele jäänud, et nagu päris hästi on läinud. Ma siiski väike täpsustus juurde, et see on 20 aastat veinimessi Eestis, ehk siis esimene veinimess toimus 2006 aastal ning siis toimus ta Tallinnas Lillepaviljonis ning oli ka väga uhke üritus, aga mastaapidelt ikkagi umbes 5 korda väiksem. Aga vahepeal vist kas COVID-i aasta jäi vahele või? Et ta vist 20 siis nagu arvuliselt ei ole? Meil on see traditsioon, et me teeme veinimessi üle aasta. No võt. Et see annab nagu võimaluse nii-öelda meie veinide tarnijatel ja moetoojatel oma valikuid vahepeal uuendada, tekitada nii-öelda uusi valikuid, mida tutvustada, mida avastada ning ka veinimaailmas endas toimuvad selle jooksul ehk mõningad trendid, mida siis annab nagu hea võimaluse põhjuse tulla meie messi külastama. Ja need trendid praegu, ütleme, sinu silma järgi viimase, ma ei tea, 5 aasta jooksul, kuidas on muutunud? Teadlikumaks, suhtes, et täna on ikkagi info on üsna kergelt leitav ja kättesaadav ning nii-öelda veini huvilised, kellel tõsisem huvi on, tegelikult leiavad väga palju informatsiooni, kohati isegi võiks öelda, et liiga palju erinevatest allikatest ja kohati isegi natuke segadust tekitada, aga siis ongi ja tulla veinimessile ja kohtuda vahetult veinide toojatega ja veinimeistrite endidega, kes tuleb palju siis kohale ka. Ning kindlasti trendidest võiks öelda, et loodust säästvam ja ka rohkem tagasi juurde ja filosoofiat on veinimajadel tunda ja näha. Mina hakkasin just mõtlema selle peale, et mitu korda ma olen veinimessil käinud. Ja ega ma väga neid välja ei, või numbrina öelda, ma arvan, ma ei oska, sest et nad on alati hästi lõbusad käigud olnud. Aga ma mäletan ühte vist võis olla äkki esimene, mis toimus veel Sadamas hotellis, oli Tallinki hotellis. Tallinki hotellis olid 2000 seal 9 ja kuskil sealkandis, et praegu see kordne veinimess on 11. kordade arvu poole pealt. Ma mäletan seal jah mingisuguse rõdu peal Eesti kuulsate ja ilusatega veinide lahendamist. See oli veel see aeg, kus kohas toimusid Eesti parima sammelja võistlused samal ajal veinimessiga ning mul oli ausa võistlus võita. Täitsa mäletan, 2009? Jaa, sealt tuli päris mitu ilusat veinimudelit kingis ka, mis mõned on siiamaani veel kildris ootavad oma aega. No, huvitav seos on see, et ka ma suudan siia sekundeerida, et ka mina ei oska kokku lugeda, vaid veinimessil ma käinud olen. Ma mäletan eredalt ühte Olümpiahotellis toimunud messi, kus oli üks pisikene kaubalift ja siis kõik natuke hiljaks jäänud maaletoojad üritasid kõik ühe liftiga niimoodi järjekord oli tekkinud, kes saab oma kauba ennem üles nagu külma viia. No, see on ikka see põhjus, miks me tegelikult kolisime Tallinna kultuurikatlasse, et hästi hea logistiline asukoht, suur ja avar ning annab võimaluse mõnusalt tunda ennast nii külastajatel kui korraldajatel kui siis ka veinimajande esindajatel, et on nagu ruumi kõigile ja mahutab ka natuke rohkem inimesi, kuigi eelmine kord juba näitas, et see inimeste piir hakkas vaikselt juba mingi hetk täis saama, et tasub pilet kindlasti eelnevalt ära soetada, et võib juhtuda, et mingi hetk läheb piletimüük kinni koha pealt lihtsalt, et ei mahu rahvas sisse ära. Aga varasemad hotellid kindlasti olid toredad, aga jah, lihtsalt ruumi puudus ja kogu see logistiline pool oli see, mille siis kultuurikatel meie jaoks on väga hästi ära lahendanud. 2 aastat tagasi praktiliselt 3000 inimest, kes seal läbi 2 päeva jooksul. Et selles mõttes Kristjan on täitsa tõsi jutt, et võibki mingi hetk olla nii, et sa ei mahu sinna sisse. Et see küll tundub nagu üllatav Eesti mõttes, et ma ei tea, kõik ärid on läinud online ja niimoodi, aga mess on populaarne. No katsu sa üle võrgu maitsta. Et ma ei ole veel kohanud vahendit, mis oleks sellist asja nagu lubanud, et sa pead ikkagi kohale minema, nuusutama, maitsma, rääkima inimestega. Peamine väärtus ongi ikkagi inimesed.
Ega vein on selles suhtes sotsiaalne tegevus, sotsiaalne ja jagatud on ta ikkagi võimendab seda elamust ju oluliselt rohkem, et annab selle nii-öelda teadmist ja kogemust ja on millest rääkida nagu muust peale ilma. Kui me võtame seda, et 2006 oli esimene, siis vaevalt me seal ühtegi Eesti veinitootjat nägime, et mis aeg nagu nemad hakkasid pead tõstma ja see aasta eeldame, et neid on ka Eesti päris mitu on seal koha peal. On Eesti veinimaja ka esindatud ja Eesti vein kui selline ikkagi hakkas seal, võiks öelda 2017 vist olid esimesed väljas meil veinimajadena nagu, kuid eks hobitegijad nagu enne kui me veinimessil reaalselt on nad alates 2017, kui ma õieti mäletan, esimest korda olid üsna tugevalt ja selgelt väljas ning ka see aasta on üsna mitmeid erinevaid veinimajas Eestimaalt, kuid ikkagi suurem osa on ikkagi kaugemalt ja seekord lausa tulevad ikkagi üsna mitmed veinimajad spetsiaalselt kohale, isegi need, kellel ei ole veel esindajaid siin, et siin on oodata väga uhket delegatsiooni Saksamaalt, on tulemas ka Kreekast, Moldovast, Gruusiast ja teistest maadest täiesti nagu spetsiaalselt näitab oma uhkeid asju meile siin koha peal. See Eesti veini teema, ma hüppan korraks sellesse tagasi, on selles mõttes põnev, et Alatskivi peab sel aastal 10. juubelit, mis tähendab seda, et sa väga palju mööda ei pannud. Et see 10 aastat on umbes saanud täis ja sellest nagu sellisest ametlikust, ütleme, veini tootmisest, kus hakati disainima nii-öelda silti pudelile. Piltlikult ütleme väiketootjad, jätame siin Põltsamaa näiteks kõrvale, eks ju, aga see on tegelikult, ei ole väga pikka aega, aga samas midagi on juba nagu ette näidata, et Eesti vein, mis on ka veinimessil siin esindatud, on tegelikult ikkagi, neil on oma nägu olemas, neil on igal ühel oma käekiri ja nendeski on, ütleme, öeldakse seda, et üsna suur, maailma mõistes võib-olla väike mess, meie mõistes ikkagi nagu suur mess, et kuidas sealt nagu läbi närida, et üks variant ongi näiteks see, et sa tuled 2 päevaks, aga ühel päeval tegeled ainult Eesti veiniga. Ehk et sa saaks aru, mis seal toimub. Et ei hakka põiklema Badenist truutale, eks ju. Ega jah, selles suhtes kindlasti see nii-öelda veinimajade arv ja veinide arv, mis seal saadav on, veinimajasi on esindatud seal 100, ettevõtteid konkreetseid on pea 85, kes on nagu registreerinud iga ühel neist on mitmeid erinevaid veinimajas enamuses. Et sellest johtuvalt on tõesti 100 erinevaid veinimajasi võimalik mekkida ning veine, mis on võimalik mekkida, on seal ikkagi tuhandeid ja tuhandeid ja ütleme, et üks päev jääb ikkagi väheks tavaliselt. Aga selles suhtes isegi selle ühe päevaga saad oma silmaringi laiendada väga märkimisväärselt ja võiks öelda, et maakerale tiiru peale teha ja mitu korda veel. Et sõltub sellest, mida sa otsid, et igaüks peaks leidma sealt omalt, kes on, kellele meeldib kuiv vein, kellele meeldib vahuvein, kellele meeldib šampanja, kellele meeldib roosa või valge ja sõltumata maavalikust, ma usun, et jah, see valik on niisugune, mida sa kuskil mujal Eestis ei saa, et see on väga unikaalne võimalus tulla ja avastada niivõrd suurt sortimenti. Aga lisaks sellele ka, et sul on täitsa uusi tootjaid, keda Eestis pole olnud ja uusi veine, on see ka tegelikult väga hea võimalus oma nii-öelda armastatud vanad käia üle kontrollimas, sest et veinil on selline omapära, et mis ma teile sellest räägin, eks te teate seda, et iga aasta tuleb uus. See on veinil väga väärt omadus, et iga aasta käik on natuke erinev. Et saadki minna ja maitsta üle, et mida sinu lemmikvein võib-olla on, ma ei tea, erineval aastakäigul teinud ja sinna kõrvale siis ka ma ei tea, siin sarnast midagi pakutakse, et ma arvan, et selle peaks ka korra üle käima, et ma olen nagu oma mingi sõprusinkonnast paar korda kuulnud seda, et see veinimess on, et see on hästi nagu profidele ja seal on hästi teadlikud inimesed, et see on ju täitsa vale mõttemaailm, et tegelikult see ongi ju kõige parem koht, kus avastada. Iga teadlik inimene on olnud kunagi ka diletant ja algaja, et selles suhtes on see väga võimalus koht, kus nagu alustada ning ausalt öeldes ma ei tea paremat kohta. No ma arvan, et Eestis ei ole 3000 veini eksperti, kui me võtame seda, kui palju inimesi eelmine aasta käis. Et seal oli ikkagi, ütleme, läbi lõige kõikidest inimestest, kellele nagu vein meeldib. Aga selles mõttes see veinimess on kindlasti teinud läbi väga korraliku arengu, sest et nendest esimestest ma mäletan küll, et ise ka täis nii-öelda veinirumala inimesena kõndisin ma seal ka nii-öelda õlg vastu seina, üritasin nagu
pokaali täis hoida, et keegi nagu ei tuleks midagi pakkuma. Aga nüüd on ta muutunud ikkagi selliseks ilusaks, suureks, ägedaks kogunemiseks, kus tegelikult ei ole vahet, mis sa nii-öelda, kus koha peal sa oma veiniteekonnal oled, et... Aga no ütleme, see inimene, kes nüüd 9. aprill astub kultuurikatla ukse sisse, on tõesti esimest korda. Mis see nagu soovitus talle oleks, et ta ei tuleks, ma ei tea, peaukses sisse ja läheks paremalt ja hakkaks kõiki nagu läbi kütma, on ju. Et noh, Martin ütles õigesti, et jäta üks päev, ma ei tea, Eestile asjale. Aga ütleme sellise suure messi puhul, et noh, me tegelikult kõik 3 nendel messidel käinud, et kuidas te tavaliselt teete, et ma ei tea, võtate mõisade kaupa või võtate mullid, valged, punased või kuidas, mis on see kõige parem soovitus inimesele, kes tuleb nagu tõesti elus esimest korda sinna messile? Tee vast väike eeltöö, on olemas nii-öelda eksponentide list, on olemas nii-öelda koolituste kavad, põhimõtteliselt, mis annab võimaluse nagu oma aega natukene planeerida. Ning tõesti mingil hetkel võtta kas siis aluseks nii, kuidas kellelegi meeldib, kas võtab mingi konkreetse saali, kaardised omal ära mingisugused maaletoojad või veinimajad, keda sa tahaksid nii-öelda mekkida ja kellega tutvustada või siis ka üks päev valge, teine päev punane ja vahepeal natuke teisi. Et kuid ei ole ka midagi valesti kui sees, kui täiesti hakkad vasakult pihta ja jõuab paremale. Ei ole õiget ega valet selles suhtes, et veinimaailma selles suhtes üpriski liberaalne ja tolerantne, et ei ole nagu näpuga näitamise komment, et see maitseb valesti. Et veinimist on selles suhtes demokraatia koht, et on nagu tore. Pigem on nagu oluline vast see, et sa nagu tõesti tunneksid huvi, nagu, et mida sa nagu läheb maitsma ja see on nagu vast isegi tähtsam. Mina olen kohale jõudes mõnda tuttavat nähes, olen esimese asjana küsinud, et mida põnevat sa oled näinud. Ja see on nagu, sealt on juba mingisugune info tulnud, aga üldiselt see tunne tekib kuidagi seal nagu koha peal ja et noh, kui siin Kristjan ka mainis, kes on näiteks Saksamaalt tulemas sellel aastal, siis mina arvan, et noh, ühel päeval ma võtan nagu selle fookusesse. Sest et seal on juba nii meeletult palju veinimõisaid, veinipiirkondi, neil kõigil erinevad veinid kaasas. Aga noh, mis see kõige loogilisem on see, et sa ei tapa oma maitsemeeli ära, et noh, alustad mullidega ja valgega ja siis punase peale, et muidu kuidagi läheb võib-olla liiga paljuks, aga noh, mina näiteks tunnen alati sinna, mitte ainult veinimessiga, kõikidele messidele sisenedes alati sellist paanikat, et mis nüüd saab, kõik jääb ju maitsmata. No see tuleks nagu ukse taha jätta selles mõttes, et aega on ja rahulikult menetleda ja hoida meeles see, et absoluutselt kindlasti jääb suurem osa maitsmata. Ega vist see on natukene ulmevaldkonda, mida küll, kui ma ja seal ei ole ka mõtet mitte mingisugust. Et ma kõik veinid peale ära maitsma, aga noh, selles suhtes sa korra mainisid tõesti neid Saksa veinimaja, on kokku tulemas 15 siis. Saksamaal on hästi uhke tootjate ühendusnimega siis lühendav VDP, ehk siis nii-öelda Predicats Weingüter on nii-öelda siis tema nii-öelda täispikk nimetus, kes koondab enda alla siis Saksamaa parimaid veinimajasi, kes siis jälgivad väga selgelt nii-öelda siis puhta tootmise filosoofiat ja kellel on siis omaette veinide klassifikatsioon ning iga veinimaja siis esitleb see nii-öelda 6 veini, et põhimõtteliselt juba sealt nii-öelda ühe nii-öelda seina äärest on kokku siis tulemas seal pea 100 veini mekkimiseks, et annab nagu hea võimalus ülevaate saata nagu siis Saksamaa veinikultuurist täna ja loomulikult Moosel klassika oma rislingute poole pealt, kui ka Mooselist täna leiab teisi sorte rislingu kõrvale, aga Baden võib isegi nagu meie piirkonnas vähem esindatud, kus kohast tuleb Saksamaa siuke nii-öelda Burgundia versioon, ütleme, võiks nimetada ka Saksamaa Burgundiaks teda, kus kohas siis Spätburgunder, Grauburgunder, Weissburgunder, ehk siis võib tuntumalt Pinot Noir ja Pinot Blanc ja siis Pinot Gris on need sordid, millest nemad teevad seal täna maailma tippu kuuluvaid nii valgeid kui punaseid kui ka roseveine ja kavahuveine. Et see on väga selline tore, et Saksamaalt selline uhke delegatsioon tulemas on ja ise ootan põnevusega. Aga sellise messi puhul, nagu nüüd Eestis tuleb, on, et noh, loogiline on see, et kõik veinimaale toojad tahavad seal väljas olla, täiesti loogiline on see, et kõik Eesti tootjad tahavad seal olla, aga kuidas selline, ütleme, Saksamaa siis, ütleme,
tipporganisatsioon veini mõttes. Kuidas selline juhtub siukse kohta nagu Eesti? Et kuidas, ega sa ei pane ju kuulutust, et tulge kõik tantsime? Et see pigem käib ikkagi erinevatel teistel messidel ja sündmustel, tutvuste, suhtluse, kontaktide ning ikkagi Eestis meil on üsnagi ilus ja hea veinikultuur ning ka selles suhtes meil varasemad sündmused on üpriski hea referentsiga ning nad leidsid, et see teeb neile rõõmu ja au siin väljas olla ja Timo Renner on siis nende esindaja ning nendega olnud üpriski tegutsev suhtlus sel teemal, et Saksa asjaajamine on ühes küljes nagu väga selline korrektne ja kiire ja asjalik, et see mulle on väga sümpaatne. Viimase ja sotsmeediat jälgides väga palju tuttavaid olid vist kas eelmine nädal või paar nädalat tagasi oli Riias oli mingi suur veiniüritus, siis kas meil jaanuaris oli äkki Helsingis oli üks, et kui palju Lätist ja Soomest Eesti messile rahvast tuleb? Ikka üht-teist tuleb, mitte nüüd massidena just võib-olla, et meil on väga häid šampanjas, ega me ei keskendu šampanjale võib-olla nii nagu Riia või Helsingi teevad, et meil on nii šampanjad kui ka teisi veine. Nii kuivase kui magusaid, nii valge kui punaseid kui roosaseid, kõik võimalikus värvikammas ja maitseskaalas. Ma ise nagu isegi ütleks, et see on nagu mingis mõttes nagu põnevam, et annab nagu rohkem sukast liikumusruumi, kuid kindlasti ka šampanjale keskendunud festival Helsingis ja Riias on oma niši tipud selles suhtes, et mõlemad on ka muljetavaldavalt sündmused olnud. Aga kui tuuakse kodu kätte, suka valik, siis ei pea sõitma kaugele, on lihtne siia tulla. Ning kindlasti, kui vaatame osavõtjate nimekirja, siis annab see hea võimalus avastada, kui palju on sellised ka juba tuntud tegijate kõrval keskmisi ja väikseid veinide maetoojad ja müüjad, kellest paljud võib olla kuulnudki midagi. Ning kelle sortimendis leiab selliseid pisikesi väikseid peretootjaid, leiab igasugustes stiilides ning siin kindlasti abiks võiks öelda, et aasta veini tulemuste jälgimine, et ning aasta veini tulemused kuulutame välja veinimessi esimese päeva alguses kohe, et siis nad saavad tunnustused omale pudelitele juba peale märkida ja mis aitab kindlasti ka omakorda orienteerida natukene seal messi valiku sees. Ehk siis aasta vein on meil üks tore kleebiste ja hindamise süsteem, mis tegelikult jõuab ju pärast ka jaekaubandusse ja inimestele nähtavale. Et hästi palju tegelikult on küsitud see, et mida need kleebisid seal pudelite peal tähendab, kas neid saab usaldada või mis need on. Ja siis aasta vein on ikkagi ju üks usaldusväärsem, mis on ikkagi käinud ju päris korralikust testist läbi. No ta on ikkagi Eestis tehtud, Eestis saadavast valikust ja eestlaste poolt hinnatud, selles suhtes on ta, ma arvan, ikkagi väga usaldusväärne, siin ka hea sõber Martin käib seal ikkagi oma häält avaldamas ja oma hinnanguid andmas ning ma ikkagi seisan täitsa nende medalite eest, et vastavalt sellele esitluse stiilile ja kohale on see igagi medal välja antud põhjusega talle. Martin, sellest aastast kõige suurem üllatus, mis oli? Või mitukümmend? Pigem mitukümmend, seal on Kristjan paranda üle 600 veini oli? See oli 2025 üle 600, nüüd see aasta 2026 on üle 550 natukene. No, ühesõnaga, väga suur kogus. Hästi oluline, mida tegelikult Kristjan mainis, oli see, et need on eestlaste poolt maitstud. Sellepärast, et üks asi, mida me võib-olla unustame ära, on see, et tegelikult see ei ole otseselt nagu rahvuste põhiselt, aga mingil määral, ütleme, gastronoomia, aga ka, ütleme, piirkonna põhiselt, kust inimesed elavad, nende maitsemeeled on ikkagi erinevad. Ja selles mõttes, et need on ikkagi maitstud eestlaste poolt, kellel on üks konkreetne maitsemeel, kes elavad ühes konkreetses nagu gastronoomses kultuuriruumis ja selle järgi nagu paika pandud, et selles mõttes võib seda kindlasti usaldada. Aga sa küsisid, et mis mulle meelde jäi, siis siin ma jääd vastuse võlgu. Sest sellest on piisavalt, nendest maitsmistest on juba piisavalt palju aega möödas ja uusi maitseid on ka peale tulnud, aga ma võin öelda, et seal oli päris huvitavaid üllatusi. Jälle midagi, sa saad kohe hakata maitsmete ja järgmise 2 nädala hommikul vabaks kõik, et 2026 degusteerimised hakkavad nüüd kohe ja tulemused avalikustame, siis tõesti
aprilli alguses veinimessi esimesel päeval on tulemused käes ja teada ning mujale avalikustame nad peale veinimessi, et veinimessi on selles suhtes nagu eksklusiivne koht, kus saab tulla kõige esimesena neid vaatama ja mekkima. Aga no nüüd on mitu aastat oleme neid silte andnud või auhinda andnud, et mul on tunne, et ikkagi on levinud teadmine sellest, et mis asjad nad on, mis selle nimeks on tehtud, et nad võita ja neid tegelikult nagu usaldatakse, et neid märke on siin Eestis olnud nii-öelda veinide siis nii-öelda nagu valiku lihtsustamiseks on olnud erinevaid, erinevad maaletoojad on teinud neid, osad on neist jäänud, osad on neist kadunud, aga see on jah selline, ütleme, kõikide ülene, kus ei ole ühegi ettevõtte kõrvat taga või ühe maaletooja nii-öelda valik, eks, et see on kõik, kes võiks öelda, et ta on selline neutraalne auhind tegelikult. Aus, jah, just. See on ka jah, selle konkursi eesmärk, et seal ei ole nii-öelda ühe mingi konkreetse ettevõtte või esindajad või ainult ühe ettevõtte veinid, vaid on nii-öelda läbilõige Eestis leiduvatest ning ka hindajad on siis nii-öelda ikkagi kõik oma valdkonna professionaalid, ja nende nii-öelda keskmiste tulemusel tekivad nii-öelda need punktid, mille alusel medalid välja antakse, pronks, hõbe ja kuld siis, et ja see on olnud abiks ikkagi üsna mitmel inimesel leidmaks omale uusi lemmikuid, et ja mis seal oluline on see, et seal ei ole, ütleme, kogu see spekter, maitstakse läbi kogu spekter ka hinna mõttes, alla 10 eurostest kuni siis, ühesõnaga, mis iganes hinnani küündivad veinid, mis on sinna saadetud, et tegelikult see ei ole ainult mingisuguse, nagu, ütleme, keldris hoidmisväärtusega veinide läbi maitsmine või see või too, et ta on ikka konkreetselt need veinid, mis on saadetud võistlusele, aga need on hinnaklassis ja kättesaadavuses väga-väga erinevad, et see läbilõige on väga korralik seal. See on tegelikult selline mõistlik klassifikatsiooni nagu tekitamine, et paaditi on päris koomiline vaadata, kui näiteks Eesti aasta autot valitakse, siis seal on nagu finaalis on Lamborghini ja Ferrari on, et kuidas see asi on nagu siis Eesti aasta auto, Kulla võib võita nii alla 10 euro vein kui 100 eurone vein, selles suhtes on absoluutselt, et see hind ei tohiks nagu takistada kellegi medalit võitma ja samas ei tohiks olla eelduseks. Aga iga messi juurde käib ikkagi natuke selline harimisprogramm ka, et Kristjan, kuidas see aasta me nende koolituste ja masterclassidega seal on? Võiks öelda, et koolitused ja sellised asjad on veinimessi lahutamatu osa kindlasti ning seal on tihtipeale võimalus lähemalt tutvust teha mõne veini piirkonna või veinimajaga või veinistiiliga ja nii on ka see aasta oodata üsna nii-öelda laia spektrit erinevatest koolitustest, alates tõesti siis erinevatest vahuveini šampanja koolitustest kuni ka täitsa alkoholivabade jookide koolitusteni ning erinevate veinimaade koolitusteni ning annab see selline sügavama vaate ja võimaluse saada targemaks, mekkida võib-olla natukene erilisemaid veine, suhelda vahetult siis piirkonda ja veinimaad ja seda stiili tundva lektoriga ja samal ajal siis enne või pärast seda jätkata veinimessi melu ja kulgemist. Ta on ikkagi üsnagi selles suhtes suur lisandväärtus minu arvates selline koolitusprogrammi olemasolu ja järgmist nädalast on ta, ma arvan, veel juba üleval ja tasub hakata kiikama piletitasku kodulehte järjest, et sealt need kohad kinni vast, aga need kohad lähevad päris kiiresti sealt, seal nagu pikalt mõelda, kaaluda ei soovita, nagu kui ikka näed koolitus, mis meeldib, siis pane oma koht kinni sinna. Jah, sest nagu me alguses kütsime, et kultuurikatel ei ole kummist, on ju, et seal tegelikult ruumikitsikus võib mingit täitsa kätte tulla. Teine nii-öelda kõrvalprogramm või siseprogramm, mis seal on siis eriliste veinide avamised, mis on olnud ka selline veel üks selline omaette teejuht, et tihtipeale veinide maetoetel või siis veinimajadel on kaasas mõningad erilisemad tooted, mis on väga limiteeritud saadavusega ja siis on nad kirja pannud mingid kellaajad, kus kohas ja mis boksis ja mis kell mingi vein lahti tehakse ning siis olles mõnikord kõrval seisnud kuskil koridoris ja vaatab, kuidas rahvaste mass jookseb ühesse hoidnurgas teise vastavalt sellele graafikule nagu, et kell on kukkumas. Et jah, see on ka üsnagi emotsionaalne ja loomulikult annab siis ka võimaluse mingit üsna erilist veini
nii-öelda maitsta ja saada kogemus juurde. Ehk siis tegelikult me võime öelda, et eestlane on hakanud rohkem veini jooma, kui me vaatame seda, me Piletitasku pooltki näeme, et kui palju näiteks mingi veini õhtusöökidele ostetakse piletid ja kui popid need on, kui palju suvel tegelikult üle Eesti on mingid veiniga seotuid festivale, üritusi ja asju, et siis tegelikult see veinimess on niisugune paras meka, kuhu tulla ja olla, on ju. Et tead, selle veini teadlikkus on kindlasti tõusnud, aga mul on tunne, et veini tarbimisega on sama nagu spordi tegemisega Eesti ühiskonnas. Et need, kes teevad, need teevad. Ja siis on üks siuke kuristikum moodi nagu auk seal nende vahel, kes nagu ei tee, et mul on tunne, et need inimesed, kes on nagu veini usku, need lähevad nagu aina nagu targemaks ja paremaks ja võib-olla siukseks teadlikumaks ja sellest on ka see tunne, et tegelikult me oleme teadlikud, aga selles mõttes tööd on nagu teha veel kõvasti, et inimestele nagu veini üldse nagu laua peale panna. Ehk üldse, et selgitada, mis asi see on, et see käib toidu kõrvale ja et seda saab täitsa niimoodi naudinguga tarbida ja ta annab toidule midagi juurde, mitte lihtsalt selleks, et õhtul stressi maandada. Et seal on niisugune huvitav dissonants, aga see ei tee asja nagu, vabandust, ma nüüd läksin võib-olla negatiivseks, aga ma tahtsin ikka positiivselt seda. Meil on võtta see ju natuke häda on, et kõik ütlevad, eestlased, te olete ikka nagu käraka ja õllerahvas on. Tegelikult ma arvan, et aastatega see on ikka natukene muutunud. No, pigem on ikkagi teadlikkus tõusnud üleüldises vaates ka, et mitte ainult veinis, vaid ka õlles ja kanges. Ning väike side note, et veinimessil ei ole ainult veini, vaid seal teeb ka muid asju ka. Et ikkagi seal on nii-öelda ka kangema jooki pakkujaid ja lahjemate jookide pakkujaid ja et kedagi nii-öelda ukse taha ei pea jääma sellepärast, et see on veinimess. Et ta on ikkagi nii-öelda kogu joogirahva sündmus selles vaates, kuigi vein selgelt loomulikult domineerib, aga eks ikkagi veinimaetoojatele tihti peale ka mingid muid jooke kõrval ja eks see mõni Chianti-meister teeb natuke limoncellot ja teine teeb natukene seal kuskil amarettot ja kolmas teeb seal natukene grapat ja viies teeb seal oma pressimisjääkidest džinni ja mõni on üldse pruulmeister, veinimeister koos ja nii ongi, et see maailm on õnneks selles suhtes piisavalt kirju ja lai, et peaks pakkuma kõigile midagi nagu ja sealhulgas ka alkoholivabas jooke, et on tulemas täitsa põnevaid valikuid ka sellest valdkonnast, mida saab. No see on vist korralik trend tegelikult viimast 2-3 aastat olnud. No nii alkoholist vabastatud vein, kui ka ütleme siis ka muud alkoholivabad alternatiivid veinile on üsna tugevat tõusu tegemas, loomulikult see tõusunumber on suur ka sellele, et on nullist tõusmine natukene kergem alguses suurte numbritega, aga ta on ikkagi tulnud, et jääda ja sellest on loomulikult siis ka erinevad veinimaetoojad nii-öelda kinni võtnud ja see on ka neil sortimendis olemas ja ka veinimesil olemas. Eks me võime öelda, et inimesed, kes tahavad ennast harida, saada targemaks, see ei ole praegu nagu see mõttemaailm, et populariseerime ilmselt alkoholi tarbimist, vaid pigem mõistlikult tuleb ikkagi tarbida, aga leida need õiged ja head maitsed, mis igale ühele sobivad. No, Kristjanil on sellest ilus oranž pusa, millele on kirjutatud peale mekutamine on minu supervõime ja tegelikult see ongi kõige olulisem, et selle asja nimi on maitsmine ja mekutamine. Et üks asi, mida ma võib-olla tahaks rõhutada, on see, et need 3000 inimest, ma loodan, tulevad tagasi, kes olid ka eelmine aasta, et nemad juba teavad, mida on oodata, aga kes veel käinud ei ole, siis mitte mingil juhul ei peaks kartma seda, et kui ma nagu veiniga käib kaasas ka etikett, eks ju, aga mind on alati tohutult häirinud selle etiketi nagu üle fetišeerimine. Absoluutselt on olemas kindlad olukorrad, seltskonnad, ka võib-olla pudelid, mis nõuavad rohkem nii-öelda tähelepanu, aga minu arust veini niimoodi kuidagi üle tähtsustada on ka nagu mõttetu. Ta on üks tore lõbus jook, millel on väga palju ajalugu küljes, millega nähakse väga palju vaeva, pigem austa seda veinimeistrit, kes selle sinna pudelisse on saanud ja lihtsalt naudi seda jooki. See, et kas sa keerutad teda seal klaasis õigesti või rüüpad teda nagu väikese või suure sõõmuga, see unustage kõik ära, see on nii-öelda professionaalide mängumaa, kes üritavad saada aru, et mis seal veinis nagu on, kuna nad peavad kirjeldama nendele, kes tulevad messile, mida nad sealt saavad, aga otseselt seda nüüd kartma, et kas ma olen õigesti riides või on mul õige pokaal või see unustage kohe ära. Astuge tuppa sisse ja hakake lihtsalt otsast maistma ja kui jääb silma, et keegi keerutab mingis klaasis eriti põnevalt, siis võtke see sama klaas ja üritage keerutada. Aete maha,
et noh, minul on jäänud mulje, et üks siuke stigma on selle veiniga, et seal tuleb nagu frakis sirge seljaga ja hirmsa tähtsa näoga seda niimoodi nagu... No see hakkab Eestis vist natuke mööda minema, see oli mingi hetk siuke snobism, et see on nagu asi, mis on nagu kindlasti kellelgi on see kuskil veel mingi määral alles, aga pigem on ka ise näen seda, et täna on täitsa okei dressi ja tennisega ja lihtsalt pusaga võtta võib-olla mingi superäge biodünaamiline naturaalne vein või hoopis mingisugune Chateauneuf de Pape või kuulus Bordeaux ja täiesti rahulikult nautada seda ilma liigse peenutsemise või stressita, et pigem on ikkagi kogu see maailm selleks, et sulle maitseda ja sulle meeldida ja pigem võtta seda tõesti niimoodi mõnusalt ja mõõdukalt ja naudi seda. Ja üksi pole mõttetu nautida, sõbrad on mõistlik kaasa võtta. Absoluutselt ja selles mõttes seal on seda nagu melu ja mõlu, kus, mida vaadata ja mida vekkida ja tulge kõik siis 9. ja 10. aprill Tallinnasse kultuurikatlasse veinimessile ja piletid saate kus kohast? Pileti taskust ikka ja lisainfot saab veinimess.ee ka vaadata ja ma ei tea, ma enda poolt annaks ühe soovitus, et olles ka veiniga hästi pikalt kokku puutunud, et ülilahe on kuulata neid mehi, kes räägivad veinist, mina otsustasin teha nii, mulle meeldis nii, et kui te tulete veinimessite ja näete need päris veinimeistrid ja veinimõisa omanikke, siis nende meeste filosoofiat kuulata, miks nad midagi teevad, kuidas nad suhtuvad oma piirkonda, pinnasesse ajalukku, et see on tegelikult nagu nautimist väärt, et see on nagu iga mehega vestlus on sul lihtsalt nii mind-blowing, et see on nagu väga-väga vinge. Palju sealt Saksamaalt on tulemas nii-öelda päris veinitootjaid, mitte ei ole, see kõlab nõmedalt, aga nii-öelda ainult esindajaid selles mõttes. On ikkagi veinimajad esindajad, veinimajad nagu reaalselt, ka selles suhtes 15 on nagu see üks suur nagu väljapanek, aga tahtsin veel öelda tõesti seda, et selline nii-öelda silmast silma suhtlemine ja koos nii-öelda degusteerimine, võiks öelda, et on nagu reisimine ilma lennustressita ja lennupileti maksumuseta, et see viib sind teise nii-öelda kohta teise dimensiooni ning on üks põhjuseid, miks mul meeldib hästi veini nautida ja samas ka hästi süüa, et see on üks suksed reisimise viise nagu ütleme. Ja veinimessiga selles mõttes üks võib-olla see nõu on, et kellel on kiire ja ei ole tõesti pikalt aega kulutada, siis igal juhul tulge kohal, midagi annab ikka ära teha. Aga võtke nagu aega. Sellepärast, et uksed avatakse kell 12 päeval juba. On üks nii-öelda tunnetus asjal, eks ju. Kell 4 on juba natukene teine tunnetus. Ja mida sealt aega edasi, siis ma ütlen, et ja uksed suletakse. Neljapäeva kell 8 ja reede kell 9. Et seal umbes siis 7:30 ajal, seal hakkab hoopis teine tunne tekkima. Ja need ongi täitsa erinevad ja need igaüks mõtleb oma rikutuse piirides, aga nad on kõik täitsa erinevad nagu messid, eks ju. Et igal juhul tasub kohale tulla, aga võtke aega ja olge kohal. Kristjan, aitäh tulemast. Martin, sinuga on alati tore nendel teemadel rääkida. Aitäh kutsumast ja kohtume messil. Veinimess 9.10. aprilli kultuurikatlas, mina olen Indrek Poolak, Pileti tasku, kuulame jälle.